Täna saates. Ja pidin valima, kas ma käin tööl ja mul on kodu või ma käin koolis ja ma olen kodutu. Ma kaotsin iseenda ära raha tagaajamisele. Sain aru, et ma olen olukorras, kus keegi mind välja ei päästa. Et see vastutus ei saa olla täiesti selle 16-aastase inimese käes. Gümnaasium on vabatahtlik ning peale põhikooli lõppu on valik vaba. Kuid millised on selle tagajärjed? Täna jagavad oma lugu 3 põhiharidusega täiskasvanut, kelle haridustee on katkenud. Kristina on Eesti avaliku elu tegelane. Ta on MyHitsi saatejuht, sotsiaalmeedia staar ning artistide manager. Kristina lahkus keskkoolist 11. klassis. Minu kooliteekond oli kindlasti selline mitte sirge, et see oli hästi selline konarlik. Tegelikult jäin ka kodutuks mingi hetk, nii et ma pidin tööle minema hästi noorelt, et kui ma olin 16-17, ma läksin tööle ja pidin valima, kas ma käin tööl ja mul on kodu või ma käin koolis ja ma olen kodutu. Ja sellel hetkel minu jaoks oli loogiline valik, et ma lähen tööle ja ma ei eelda, et mu ema annab mulle midagi, et mu isa või kasuisa annab mulle isegi, nagu ma isegi ootan neid lõpuks peavarju ega mingit raha ega mingit abi, mitte midagi. Ja ma võtsingi selle mindseti endale, mitte keegi siin elus ei võlgne mulle mitte midagi. Muidugi ma oleks ka tahtnud olla normaalne siis teismeline, kes elab kodus ja saab koolis käia, mitte see, et ma pean tööd rügama, et endale katus peal koha lubada. Artur nimetab end töönarkomaaniks. Ta teenib elatist ajutiste tööampsudega. Hetkel töötab ta ehitajana Pahkla Camp Hilli külas. Camp Hilli küla pakub erivajadustega inimestele kodu ja mitmekülgseid tegevusi. Arturil jäi gümnaasiumi lõpetamisest puudu ainult 5 õppeainet. Kooliteekond minu jaoks oli, kui nüüd võrrelda, siis koolitee nagu Ameerika mäed. Et minu koolitee ei olnud kõige nagu sirgjoonelisem. Ma tundsin mingil hetkel, et ma ei taha kooli minna sellepärast, et see ei anna mulle minu elu kaares nagu kohest tulemust. Et kool jäi pooleli seetõttu, et ma sain kunagi 10 aastat tagasi sain pakkumise välismaale. Ja siis ma lõpetasin põhikooli ja ma läksin otse välismaale tööle ja siis ma arvasin, et ma käin seal pool aastat ära ja siis tulen tagasi, jätkan koolid, aga siis sellest tööst sai nagu 10 aastat. Meie ühiskonda lisandub igal aastal umbes 2000 põhiharidusega inimest. Noor võib jääda põhiharidusega, kuna tal on teine emakeel, puuduvad piisavad õpioskused, ta elab maapiirkonnas või tema vanematel on madal sotsiaalmajanduslik staatus. Susannal ei ole õnnestunud Eestis piisavalt elatist teenida. Ta töötab Norras peamiselt klienditeeninduses ning teeb ka hoopis teist laadi tööd. Susanna on gümnaasiumis käinud 4 korda. Ta ei jõudnud kunagi 11. klassi lõpuni. Lihtsalt probleemid olid ikkagi nagu majanduslikud probleemid. Et nagu ei saanud hakkama. Ja tööd ja kooli nagu samaaegselt ka ei jõudnud. Et tegin küll inimeksperimenti enda peale, proovisin, pool kooliaastat pidasin vastu, aga siis läks epilepsia nii hulluks, et ei saanud hakkama. Seda, et koolitunni ajal on epilepsia hoogu peale tulnud, on juhtunud päris mitmelgi korral. Kui ma küsisin matemaatika konsultatsiooni, siis et mine siis väärakate kooli, kui sa nii loll oled. Et koolis ei mõisteta mu haigust on ju ja kodus ei mõisteta, et keegi toeks ei ole ja siis oli siuke nagu plahvatuslik nagu mässumeelsus, et mingu see kool sinna sammusesse on ju. Et see vastutus ei saa olla täiesti selle 16-aastase inimese käes. Kui see keskkond ei ole toetav ja siis haridustee katkeb, siis kas saab öelda, et see oli teadlik valik, isegi kui see noor ütleb, et ma ei taha seal keskkonnas olla, et selle põhjused ei ole ainult tema enda mõjualas ja mõjutatavad. Madalam haridustase seondub väiksemate tööalaste valikute, kasina palga, kehvema tervise, aga ka rohkema kuritegevusega. Lisaks tähendab see rahalisi kulusid riigile. Maksutulud jäävad saamata ning sotsiaaltoetustele kulub rohkem. Mul oli kunagi unistus saada miljonääriks. Ma sain ka vahepeal päranduse, mis kinnitas seda, et see miljonääri staatus jõuab minuni
väga ruttu. Ma pidasin riietepoodi ja puidutöökoda ja paralleelselt, mis ma tegelesin 10 asjaga korraga, ma rentisin autosid, siis väljastasin laene intressiga ja pidasin riietepoodi, et elu oli suhteliselt nagu lill. Ma olin läbinud krahhi, et ma kaotasin kõik, mis mul oli nii-öelda oma kätega välja teenitud ja allakäigutrepi nii-öelda viimane aste oli päris kulukas, et sealt ma ei tulnud ilma abita välja. Ma kaotasin iseenda ära raha tagaajamisele. Et sa satud natuke nagu sellisesse lõksu, et mul ei ole haridus ja siis samas sa nagu tööturul ka ei saa väga edukalt nagu edasi liikuda, et võib-olla ta isegi mingi töökoha leiab, aga see ei pruugi olla motiveeriv või võib-olla isegi mitte jõukohane. Valisin Maxima oma esimeseks töökohaks, sest sinna sai ilma keskkoolipaberita ja ilma igasuguse töökogemuseta. Esimese töökoha mälestused on väga-väga õudsed. No ma usun, et see sõna juba ütleb ära. Maxima. See on lihtsalt aru saada juba. Karjuvad venelased, pahased inimesed, et sa ei oska vene keelt. Et see, et sa kooli pooleli jätad, siis sa pead nagu siis täiega palju vaeva nägema, et töökohtadel ja rügama ja minu jaoks oli see, et siiani ei ole ükski töö, mis on nagu nii-öelda häbiväärne, et ma olen olnud nõudepesiga korista. Ma alustasingi nii-öelda sealt põhjast ja ma töötasin ennast üles. Kui nad on juba nagu selle haridustee katki jätnud, siis on keeruline nagu kuskile edasi minna või jätkata, et üks asi ongi võib-olla nende võimalused vähenevad ja teiseks neil võib sageli olla ka nagu teadmist puudu, et kuhu nad üldse saaksid minna. Ma olen teinud sekstööd juba alates sellest, kui ma olin 17. Olen küll olnud sellistes täiskasvanutele mõeldud filmides ja olen nagu üks-ühele sellist tööd teinud ka. Ma olen nagu tundnud või nagu arvanud, et see on minu ainus variant. Ja mina ja Eermann siis sealt sünnitusmajast läksime otse siis naiste ja laste varjukoju tagasi. Kui mina oleks beebi ja mul oleks nagu võimalus valida ja otsustada, et kas ma siis nagu olen hirmus pahane, et mul on häbi, et emme on olnud nagu prost või siis ma tahan endale puhtaid mähkmeid ja puhast vonni ja kõike seda, et no mina ei oleks lapsena enda emme peale pahane, kui ta otsustab sellise valiku kasuks. Kui ma lähen võrgu, eks ma siis lähen võrgu, siis ma olen omasugustega koos ja see on tore, mulle meeldib see rahvas, nad on avatud mõtteviisiga ja tegelikult kõige sõbralikumad inimesed, keda ma kohanud olen, et ma arvan, et ei peaks olema niivõrd tabu see sekstöö teema, et seda on ju kellegile vaja. Ja samas kuidagi niimoodi kogu aeg pankrotis ja sente lugedes on nagu ka ju nukker elada. Kui ma olin sunnitud nii-öelda kodust lahkuma, otseses mõttes metsa minema, siis see oligi nagu ühtlasi ka nii-öelda tööturgu uuesti sisenemine. Ma tulin välismaalt tagasi ja siis mul ei olnud ju Eestis kuskile otseses mõttes ju elama minna. Ja siis ma mõtlesin, et vahet ei ole, et siis läheb ju telk on, et mis siin hädaldada, vaata. Võtsin telgi, läksin metsa ja siis ma hakkasin leidma vastavaid töökohti, mis olid nagu, kus olid elamisvõimalust. Ööbimisvõimalus nagu ka siin. Täpselt samamoodi, et need tööd, kus neid tingimusi ei ole, siis ma neid tööd nagu vastu ei võta. Ma olen sellega harjunud ja praegu mul kodu ei ole, aga ma siis kompenseerin selle läbi töö. Et mida madalam on haridus, seda suurem on ka tõrjutusriski langemise võimalus, et meil on näha, et erinevad kriisid siin hästi palju mõjutavad just noori. Noored on kõige suuremas riskis olev grupp. Et julgeks uskuda, et mida rohkem sa panustad oma haridusse, seda suuremad on sul ka tulevikus väljavaated. Aga kindlasti ka noorsootöö erinevate meetoditega, kui ta noort nagu kõnetab ja leiab üles need noored, kes ei õpiga ei tööta, ta ei pea suunama noort kindlasti haridusse, vaid just selgitama välja, mis on noore huvi, et ta ikkagi selle enda huvist lähtuvalt saaks tulevikus edasi liikuda. Minu enamus raha tulebki kindlasti sotsiaalmeediast, et raadio näiteks palk, mis on mul väga hea, ma ei saa üldse kurta, on 4 korda väiksem, kui on sotsiaalmeediast kuus. Hästi on see, et minu jälgijad on tulnud
naturaalselt sellega, et mina meeldin neile kui isikuna, ma olen nendega loonud sellise sõprus- ja usaldussuhted. Ma ei ole kunagi seda reklaaminud suurelt, et ma jätsin kooli pooleli, sest ma ei ole uhke selle üle. Aga ma mäletan, kui ma selle välja ütlesin lõpuks ühes intervjuus, siis hakkasid kommentaarid tulema minu artiklite all, et mõned inimesed kogu aeg kirjutavad, et mida tema üldse elus teab, et on üldsegi põhiharidusega. Kui inimene on tubli usin ja on suuteline koha peal õppima, siis on tal 5. klassi haridus või 6. aga ta saab tööga hakkama sama hästi kui ülikoolist tulnud inimene, mis seal vahet on. Et see on paber minu jaoks. Mina soovin väga ülikooli minna, aga pooleli olev keskkool pärsib seda, et mul on veel, on mitmeid kordi öeldud, et potentsiaali nagu on, et ma peaks juba ülikoolis nagu olema, et ma loen neid raamatuid ja asju, aga kuna ma ei saa ennast realiseerida ülikoolis sellepärast, et keskkool on pooleli. Ma tahan õppida küll, aga ma ei taha õppida niimoodi, et see nagu tuleb millegi muu arvelt, et minu nagu tervise arvelt või minu nagu elus püsimise arvelt, siis arvete maksmise ja söögi arvelt, et hetkel on mul ka mõelda selle peale, et see ei saa tulla mu lapse arvelt. Tunnen, et see ei ole mul praegu prioriteet, et mul on töökoht, mul on mitu töökohta, mis vajavad võib-olla rohkem tähelepanu hetkel, aga võib-olla äkki mingi hetk mul ei ole nii palju tööd ja mul on kodu makstud ja raha on rohkem kui küllalt, et ma ei pea nii palju rügama tööd, et siis võib-olla lähen kooli tagasi, aga ma praegu ei näe, et see nüüd lähiaastate jooksul juhtuks. Kas sa tahad minna gümnaasiumisse? Ma tahaks küll gümnaasiumisse minna. Mina tahan minna gümnaasiumisse. Ja ma tahan minna gümnaasiumisse. Ja mina tahan ka minna gümnaasiumisse. Ma ei tea veel, ma otsustan. Kindlasti mitte. Lihtsalt, et arendada ennast edasi ja õppida veel rohkem juurde. Jah, täpselt sama põhimõtteliselt. Õppida ja areneda on mega tore ja ma arvan, et see on ka hästi hea põhjus. Et ma arvan, et suht kõik inimesed võiksid võimalikult palju õppida ja ka selle pärast minna edasi õppima.